Jääb mulje, et teisel pool Narva jõge on toimunud suurem mälukaotus, sest aina rohkem unustatakse, kust jookseb piir ning aina nahaalsemalt kiputakse meie territooriumile. Ainuüksi viimasest aastast saab välja tuua mitu provokatsiooni. Mais varastas Vene merevägi Hiiumaast 50 kilomeetri kauguselt Tallinna Tehnikaülikooli merepoi, novembris sõitis mööda Narva jõge Wagneri lipuga piirivalvekaater ning kuidagi ei saa unustada ka septembrit, kui Venemaa hävitajad tungisid meie õhuruumi lausa 12 minutiks. Nii nagu toona eitati õhuruumi rikkumist ÜRO ees, ei tunnistanud Venemaa ka kõige värskemat rikkumist Vasknarva muulil, mis toimus möödunud aasta 17. detsembril. Tõepoolest reedel meil kohtumine aset leidis ja see oli siis jätk kohtumisel, mis oli vahetult peale intsidenti. Kuna me juba tookord juba esimesel kohtumisel tegelikult adekvaatsed vastused ei saanud, siis ka tegelikult seekordne kohtumine teistsugusele tulemusele ei viinud ja piiri intsidendi küsimuses oleme me jätkuvalt ise seda meelt, et Vene Föderatsioon ametnikud olid meie territooriumil, aga kahjuks nemad ise seda fakti tunnistada ei soovi. Välisminister Margus Tsahkna on seisukohal, et Eesti mõõt hakkab lõplikult täis saama ja provokatsioonidele tuleb vastata. Ühe variandina on laual piiri täielik sulgemine. Eesti on läbi vaadanud võimalused piir koheselt sulgeda, nii et kui valitsuse otsus tuleb, siis see juhtub tundidega. Eks me peamegi arutama, et millises tasemes meie see vastusamm saab olema, kuna ma ennustan, et Venemaa ju oma sellist provokatiivset käitumist ei jäta. Me ei näe, et ta oleks agressiivsem, küll aga ta kasutab selliseid poolhalle või segasemaid olukordi, näiteks Saartse saapa võtmes. Vanad trikid on kõik alles ja loomulikult kui võtta kogu meie piirilõiku ja piiri, mida me valvame, siis meie jaoks olukord on stabiilne, aga see on teistmoodi stabiilsus. Meil täna on ka võimalus, kui on väga kõrge või vahetu oht meie piiridele, tegelikult ka piir koheselt, vähemalt tehniline valmidus ja sisuline valmidus meil asutusena on piiripunktid täna koheselt sulgeda. Kindel on see, et piiri sulgemise otsust ei taha valitsus langetada kergekäeliselt, kuid täna on see väga reaalne variant. Pikalt Eesti sisejulgeolekusse panustanud Erkki Koort leiab aga, et suures pildis ei pruugi piiri sulgemine venelast üldse kõigutada. Mina seda küll ei näe, et meil oleks võimalus piiri sulgemisega väga olulisel määral Venemaa või Moskva selliseid kavatsusi väärata, et suur osa piiri ületajatest täna näiteks Narvas, kui võtta see Vene kodanikud, siis suur osa nendest Vene kodanikust, kes Narvas üle käivad igapäevaselt, on meie Eesti venelased, kes elamisloaga siin elavad. Samuti tuleb arvestada, et kindlasti on Narvas neid rahulolematuid, kes ütlevad, et nüüd see piiri sulgemine on taaskord Eesti selline väga ebasõbralik käitumine. Ma arvan, et Moskva tasemel seda võib-olla me kuuleme ainult sealse välisministeeriumi pressiesindaja avalduses ei muud. Koort ei näe siiski, et see oleks suur oht sisejulgeolekule, pigem on see magusleib kohalikele poliitikutele. Kui aga piir sulgeda, tuleks seda tema hinnangul teha koostöös Läti ja Leeduga. Mäletatavasti leedulased panid just hiljaaegu piiri kinni kaubavoogudeks Valgevenega. 2 päeva pärast tegid nad selle uuesti lahti. Ehk et kui öelda, võtta üks samm, siis tuleb läbi mõelda, millised on need teised sammud ja kas see on adekvaatne reageering või on see lihtsalt emotsionaalne selline ühekordne reaktsioon. Valitsus arutab piiri sulgemist selle nädala neljapäeval. Lisaks täielikule sulgemisele on laual ka variant lisada piirile täiendavat kontrolli.